Me oleme just maandunud ühele kõige ilusamale inimtühjale saarele ja järgmised 3 päeva peame ellu jääma ainult sellega, mida suudame ise püüda. Kui me toitu ei püüa, jääme nälga. Meie eesmärk on jõuda Neitsi saarteni, mis on kõige kaugemad ja puutumatumad saared, mis maa peal veel alles on, kus leidub vaid tõelisi koletisi. Me oleme siin telkimas saarestikus järgmised 3 päeva ja meil on 3 eesmärki. Esiteks, püüda piisavalt toitu, et ellu jääda. Teiseks, peame vastu kõikidele ilmastikutingimustele, mis meile osaks saavad. Ja kolmandaks, jõuda Neitsi saartele. Minu esimene prioriteet siin saarel, kutid, on leida mingisugust toitu. Ja meil on päris tugev meeskond. Aga õnneks tunnevad need meeskonnaliikmed neid vesi paremini kui keegi teine. Nad on kohalikud ja on neid saarestikke avastanud juba lapsepõlvest saati. Las ma tutvustan teile Papua One Huntersi. Meil on Andre, mu sõber Marko ja meil on Andre. Poissid, te peate mind järgmiste päevade jooksul aitama, eks, et loodetavasti mingit toitu leida. Kas sobib? Jaa. Mis tüüpi kala me siit saame? Millist kala me võime oodata? Hispaania makrel. Hispaania makrel? Tuunikala. Tuunikala. Mis iganes, poisid, me peame toitu püüdma. Muidu jääme siin nälga, selge. Nii et vaadake, et leiaksite meile head toitu, eks? Olgu, need poisid juhatavad mind kõige pöörasematele saartele ja loodetavasti saame me püüda mõne vinge kala. Plaanis on jõuda võimalikult kaugele Neitsi saarteni. Püsige kindlasti meiega, sest need kohalikud poisid teavad mõningaid pööraseid võtteid. Oli aeg suunduda otse džunglisse, et koguda kuldset toitu, sest neil kohalikel poistel oli mulle hiljem plaanis üks hull traditsiooniline roog. Oh issand, poisid, vaadake seda! Siin on sõna otseses mõttes krokodillkala ja tal on suus beebikala. Vaadake seda, see long tong siin, näete, tal on veel üks kala suus. Oh, nüüd läks. Lasi selle lihtsalt lahti. Vaadake seda. See on kala. See on hullumeelne. Vaatame, kas me saame ta kätte. Hei! Oh, see peab olema hea märk. Loodetavasti saame nendesse vetesse minna ja endale mingit toitu hankida. Olgu, lähme! Nii et jätame nad saare taha ja vaatame vett. See on sõna otseses mõttes nagu Gatorade Blue. Vau! See peab olema üks selgemaid tingimusi üldse. See näeb sõna otseses mõttes välja nagu midagi Tarzani filmist, kutid. See on hullumeelne. Me otsime siin suuri struktuure, kutid, ja just seal kalad peatuvadki. Nad liiguvad põhimõtteliselt ühest struktuurist teise ja loodetavasti suudame nad kinni püüda. See saab olema meie toit. Tegelikult hakkame me jahtima rifikalasid, pelaagilisi kalu, aga selle väljakutse lõpuks, pange mu sõnu tähele, me saame kätte tõelise koletise. See on igatahes meie tegevusplaan. Aga siin väljas on ausalt öeldes raske mitte naeratada ja lihtsalt seda kõike nautida. See on uskumatu mees. Kuidas see video lõpus välja näeb, kui me jõuame nende saarte tippu, kus keegi pole kunagi käinud. See on umbes see piirkond, mida me siin otsime, kutid. Kas see on meie koht, vend? Jah, see ongi meie koht. Vesi paistab kristallselge. Lähme vette, Lähme.
Odasõna otseses mõttes lihtsalt tuli välja. Vaata seda, see rebenes poole pealt läbi. Oh, jumal küll, meil vedas, et selle kätte saime. Tšihuu! Me just nägime seda ilusat Hispaania makrelli. Vaata neid värve sellel kalal ja sellest saab tõeliselt mõnus suu täis. Me tegimegi selle ära. Me hüppame paati ja sõidame tagasi sellele saarele, mis on otse minu selja taga. Oh. Täna õhtul sööme hästi. Lähme, saime mõned vinged kaladkutid. Siin on meil see väike jobfish, see väike tursk ja siin on ka väike makrel. Ja see saab olema toit mulle ja poistele siin saarel. Tegelikult tahan õppida, kuidas need poisid seda teevad. Neil on juba seal üleval tuli tehtud. Lähme üles. Poisid said ka ise mõned kalad kätte. See on sinu kala. Vaata Selalend. Poiss, tal on ka korralik jopkala. Need poisid siin saartel oskavad ikka metsikuid ellujäämistaktikaid kutid. Ja nad oskavad kasutada loodust ja kõike enda ümber, et toit maitseks imeliselt. Need kutid elavad siin nädalaid järjest. Nad korjavad ise kookospähkleid, püüavad kala ja teevad kõike sellist. See on lihtne elu. Saar, mõnus fiilis. Ma võiksin praegu sõna otseses mõttes kas või hobuse nahka pista. Ma olen nii näljane, nii et hakkame kohe koos kohalike poistega seda puhastama. Ja natuke hiljem peame kindlasti laagri üles seadma ja valmis olema, sest poisid, see on alles esimene päev. Uskuge mind, siit läheb asi ainult pöörasemaks. Kõik kalad on meie selja taga hunnikus. Poisid hakkavad kohe neid puhastama. Me peame selle üle vaatama. Poisid said sellega kiiresti hakkama, nad lõikasid kõik uimed maha, puhastasid kala ära, lõikasid pooleks, me paneme selle kohe otse tulele vend. Kui me lõpetasime kala puhastamise, võtsid kohalikud poisid bambuse, lõikasid selle maha ja pesid ookeanis puhtaks ja nüüd panevad nad sinna sisse riisi ja lisavad vett. Nad panevad selle tulele ja nii saab imeilus aurutatud riis. Ma pole seda varem näinud, aga see on väga lahe vend. Ta keerab siin neid lehti kokku.
ta paneb selle otse ülevalt sisse ja see hakkab seal sees kohe aurama. Me oleme selle restide all üles seadnud. Loodetavasti hoiab see kogu kuumuse ja auru sees. Sa näed, mida ta teinud on. Ta on lihtsalt võtnud need puutükid, ta on need maha pannud ja teinud korraliku resti. Jah, poisid. Meil on papualased siin, nemad aitasid meil täna kala leida. Vend, sa tegid head tööd, sa aitasid meil kala kätte saada, eks? Kuidas te oma keeles makreli nimetate? Ingiri? Ingiri. Ingri. Papuas Ingiri. Ingri. Minu lemmik. Sinu lemmik? Jah. Lähme, vend. Täna sain sulle su lemmikkala kätte. Jah, tõin sulle su lemmiku, vend. Lähme. Hoidsime kala ühel küljel umbes 15 minutit. Nüüd keerame ta kiiresti ümber ja vaatame üle. Vau, mees! See näeb uskumatu välja, kutid. Minge ja visake see ära. Kommentaarides käib juba korralik arutelu. Ma tõesti armastan teid, kutid. Ma tahan teid kiiresti laagrisse viia ja näidata, kus me siin saartel magame. Meil on siin telgid saare keskel. Ja vaadake, see on üsna lihtne. Lihtsalt tavaline telk. Kao siit minema, sõber. Ja meil on endal täis puutav madrats. Oi, see madrats ei ole puhas. Kes teab, mis kurat sellel madratsil toimunud on? Ma isegi ei taha praegu teada. See on meie esimene saar, kus me ööbime, aga homme ootab meid ees suur reis. Me peame edasi liikuma veelgi hullumeelsemale saarele ja sealt edasi. See annab meile hea võimaluse jõuda loodetavasti meie lõppsihtkohta ja just seal hakkavadki need suured koletised ringi hängima. Meil on olnud üks kõige eepilisemaid päevi siin kohalike poistega ja nemad aitasid meid kaladele jälile. Aitäh, poisid! See on ainult õigane. Teie, poisid, näitasite mulle, kust kala saada. Me sööme koos. Poisid just lõikasid selle lahti ja see on sõna otseses mõttes täiuslikult keedetud riis. Võtame siit natuke riisi ja võtame ka kala. Mine võta julgelt, haara natuke riisi, natuke kala ja sööme seda koos. Kuule, me pidime seda sööma. See ongi see, mille nimel me siin oleme. Mina ja kõik poisid naudime siin saarel head sööki. Poisid, see on parim üldse. Suur aitäh teile, poisid. Sa olid liiga näljane mees. Homme ootab meid suur teekond täiesti uude saarestikku. Sealt edasi avaneb meil 3. päeval võimalus jahti pidada puutumatul püügialal. Ja see ongi lõppeesmärk, sest seal on suured kalad, puutumatud rifid ja mõned kõige puhtamad rannikud, mida sa oma elus näinud oled. Olgu, mehed, siin saarel hakkab peaaegu täiesti pimedaks minema. See ongi meie ööbimiskoht. Poeme nendesse telkidesse malama. Kui öö jooksul midagi hullu juhtub, annan teile teada. Muidu näeme homme varahommikul teise päeva alguses. Ma olen elevil mees ja homme ootab meid suur väljakutse. Näeme siis. Oh ei, see pole hea. On hakanud sadama, kutid. Kogu vihm tuleb mulle telgis peale. Oh, ma saan täna öösel nii märjaks. Ei. Tere hommikust teile, kutid! Lihtsalt ütlen, et mu selg on praegu täiesti krussis. Ta on läbi! Aga hea uudis on see, et paat on ikka veel alles. Ja see on esimene asi, mida sa tahad näha, kui sa siin saartel paadiga laagris oled. Kui see paat oleks kadunud, oleksime me omadega läbi. Võin öelda, et olen elus paremini maganud. Aga vaatame, kuidas kohalikel poistel läks. Kas sa magasid eile öösel hästi? Ei, ära valeta mulle, sa magasid hästi. Saime korraliku hoobi ja tundub, et tingimused muutusid eile öösel. Hoiame pöialt, et täna suuri torme ei tuleks. Pakkisime laagri kokku. Praegu paistab ta üsna tühi. On aeg paadi peale minna. Täna ootab meid ees pikk päev liikumist. Peame ka vaatama, kas saame teel mingit toitu hankida. See saab olema tõeliselt suur päev, aga ma olen elevil. Me liigume praegu laguunile lähemale. Oleme just ületanud suure kanali. Siin on olnud üsna karmid olud. Ausalt öeldes olen rõõmus, et saame selles mõnusas laguunis varri otsida. Tundub, et siin on rohkem kookospalme. See pole nii roheline, aga palju troopilisem. Näeb hullumelle välja. Just maandusime sellesse pöörasesse laguunis, kutid, ja siin me hakkamegi teisel päeval laagris olema. Meil on puhas vesi, palmid, siin on ka mangrooviala. See on nagu püha mu kaladele, kutid. Kõik kalad, kes tulevad ookeanist, liiguvad siia sisse.
ja just nendel mangruuvialadel kalad tegelikult paljunevad ja munevad oma munad. Siin kasvavad kõik kalad üles. Nad on kaitstud ja see loob neile justkui turvalise kasvukoha, kus nad saavad tugevaks kasvada, enne kui suunduvad sügavasse sinisesse ookeani. Aga mehed, me peame kindlustama, et saame tõesti väga hea ja piisava aine, sest homme peame minema veelgi kaugemale, kõige puutumatumasse kohta üldse. Meil on olnud pikk sõit, mehed. Ja kõik poisid, meil on vaja mingit kütust ja ma arvan, et poisid näitavad meile mõningaid lahedaid tehnikaid. Ilmselt on need pärit mõnelt vanalt kalurilt või midagi sellist. Nad on teinud resti, mis on väga sarnane sellele, mille me eile õhtul tegime. Kui kookospähklid on noored, on need tavaliselt kihisevad ja eriti magusad ja just seda me tahamegi. See on nii hullumeelne. Kui nad üles ronivad, kasutavad nad sõna otseses mõttes üleval olevaid palmilehti hoovana ja nad lõikavad selle maha machetiga. Nii et poisid, kui nad siin saartel on, siis see ongi põhimõtteliselt nende ainus vedelikutid. Nad elavad kookospähklitest ja kalast. Terviseks, vend. Aitäh, et ronisid. Lähme. Nii magus, mullitav, see on uskumatu. Pole tänuväärt, vend. Kui ma seal puu otsast alla kukun, olen ma küps, nii et jätan selle nende poiste hooleks. Nemad on meistrid. Aitäh, vend! Et kogu see viljaliha kätte saada, kasutavad nad kookose koort ja teevad sellest lusika ning kraabivad sellega liha seest välja. Siis kraabitakse see välja ja lõpuks jääbki alles kogu see ilus viljaliha. Purustasime mõned kookospähklid ja tundsime end suurepäraselt, aga meil oli veel üks ülesanne. Me polnud õhtusöögiks midagi hankinud, nii et oli aeg saar selja taha jätta ja vaadata, mida me leida võiksime. Nii mehed, meil on laager seal üleval püsti pandud. Näitame seda teile natuke hiljem, aga haarasime oma odapüssid kaasa. Peame täna õhtuks midagi söömiseks hankima. Mis arvad, nend? Lähme püüame kala. Hispaania makrell. Hispaania makrell. Seda ta tahab. Olgu, lähme püüame Hispaania makrelli. Nii, lähme!
See oli hullumeelne. Ma lihtsalt hoidsin GoPro'd ja nad sukeldusid jälle. Täna on meil olnud üks kõige pöörasemaid päevi sukeldumisel ja meil on mõned ilusad riffikalad. Kuulge, mõnda neist kaladest pole oma enus varem saanudki. Vaadake seda siin. Seda nimetame me purjeimeliseks snapperiks, sest tal on siin taga selline uime, mis ujudes sõna otseses mõttes lohiseb järel. Tema pea on päris kummaline, ma ei hakka valetama. Samuti saime endale selle kesköö snapperi. Nad elavad siin troopilistes vetes. Neil on erekolane silm, mis aitab neil valgust foguda, et nad saaksid öösel toituda ja näol on neil hullud värvid. Meil on see tegelane olemas. Tal on pikk nina ja selle järgi ta nime ongi saanud. Pikaninaline keiser. Ta toitub liivas, kasutades seda pikka nina krevettide, koorikloomade ja muu sellise leidmiseks. Ja ma pole kunagi varem sellist saanud. Loodetavasti jõuame homme Neitsi saartele. Saame korraliku eine. Ja siis homme läheb kõik käest ära, sest me hakkame jahtima tõelisi monstrumeid. See on täiesti uus territoorium. Mõned maailma paigad, mida inimesed pole kunagi uurinud. Tuli siin saartel. Jah, vend. Hea töö, mu mees. Palmid, sinine vesi, tuled. Sellepärast me seda teemegi. Saare laagris olemine. Ta ilmselt praegu kokkab. Kutid, sellel saarel on terve hulk sääski ja liivakirpe. Loodetavasti saame suitsuga putukad eemale peletada, et saaksime täna öösel korralikult magada. Valmistame õhtusööki. Meil on lihatükk fooliumis küpsemas. Natuke soola ja pipart, maitseaineid ka. Väga lihtne siin. Jah, ma panin ka lipso selga, sest sääsed söövad mind siin täiesti elusalt. Siin on meie ilus kala. Poisid on praegu täiesti läbi. Meil oli korralik löök. Hakkame sööma. Meil on ilus puriuimeline snapper. Natuke liha siin. Lähme! See on nii õrn ja nii hea. Mõnus soe söök teeb meile head ja annab energiat, mida vajame, et homme Neitsi saarteni jõuda. Aitäh tänase eest, poisid! Aitäh, mu mees! See on praegu teine öö. Oleme laagi üles seadnud. Homme ootab ees suur päev. Näeme teiega varakult 3. päeva hommikul, mis on neist kõigist parim. Kohtume siis, kutid! Tere hommikust teile, kutid! Oleme ärganud ja meil oli üsna raske öö. Ma magasin sõna otseses mõttes oma kalipso särgis, aga nüüd on käes viimane päev. Tundub, et ees on suured tormid, mis hakkavad üle tulema. Aga te teate, et täna suundume Neitsi saartele. See on 3. päev ja meil on ees suur päev, kutid. Me hakkame jõudma kohtadesse, mis minu arvates saavad olema ühed kõige pöörasemad, mida ma oma elus kogenud olen. Paneme kõik asjad paati, kutid, ja hakkame horisondi poole sõitma. Täna ootab meid ees tõeliselt suur katsumus. Me tegimegi selle ära, kallis. Vaata seda! Me oleme jõudnud saartele, kus unistused täituvad. Sa püha taevas! See peab olema kõige selgem vesi, mida ma oma elus näinud olen. Sa püha taevas! Sellepärast oleme me viimased 3 päeva reisinud, et siia kohta jõuda, sõbrad. Vaadake vett minu ümber. See on nagu hiiglaslik bassein. See peab olema kõige selgem vesi, mida ma oma elus näinud olen. Ja need on Neitsi saared.
Me oleme jõudnud Neitsi saartele, sõbrad. Oleme viimased 3 päeva reisinud ja lõpuks oleme kohal. Vaadake neid tingimusi. Meil on Türgis sinine vesi, valged liivarannad, palmipuud. Ja see on hullumeelne mees. See on koht, kus elavad kõige suuremad loomadkutid, puutumata inimtsivilisatsiooni või mis tahes loodusliku mõju poolt. Ma pole kunagi oma elus nii kaugele jõudnud. Nii et praegu väärib see midagi erilist ja te kõik teate, mis juhtuma hakkab. Meil läheb täna vaja igat tilka energiat ja kütust kutid, sest ma arvan, et me kohtame asju, mis on täiesti hullumeelsed. Quick Revive. Paneme selle kohe endale sisse. Kui me selle võtame, saame lisaks energialaengu, mis loodetavasti aitab meil koletise kätte saada. Lähme! Me oleme uuesti sündinud, beebi, ja me oleme täiega valmis. Neitsi saared, suur kala tuleb. See koht on hullumeelne. Ja ma olen nii liivane ja soolane. Rannas on meil lausa väiksed haid. Näed neid? Vaata neid! Väike beebihaid. Näed teda? Loodus õitseb siin. Ärge muretsege, kutid. Ma arvan, et me leiame siin tõelisi monstrumeid. Meil läheb täna vees palju aega vaja. Meil tuleb olla kannatlikud ja meil on vaja, et kõik tähed oleksid õigesti joondunud, et leida mõni neist tõelistest ookeani monstrumitest. On aeg vette minna ja hiiglasi otsida. Lähme! Shii! See vesi on nii selge, kutid, ja igal pool on nii palju söödakala. On aeg minna.
kutid, me tegimegi selle ära, kallid. Vaadake seda. meil on siin saartel käes üks koerhammastuun. Sellepärast me seda tegimegi, kutid. Oleme viimased 3 päeva reisinud ja nüüd on meil käes tõeline sügavikukoletis. Te nägite ise, kuidas koerhammastuunad tulid lausa lainetena läbi. See oli hullumeelne. Mu varustus vajus selle ühe suure koerhammastuuna tõttu kokku nagu lamamistool, kutid. Ma tabasin selle. See elukas läks kurat teab kuhu, otse korallide alla. Me sirgendasime oda ja saime selle asja tehtud. Ja meil on ees üks kõige vingemaid kokkamisi koos kohalike poistega. Ilma nendeta poleks see siin saarel võimalik. Nii et tõuseme püsti ja paneme asja käima. Lähme! Nagu näha, poisid on valmis. Nad panid suure hulga puid tulle. Jah, mees, kuule, jah, poisid. Mehed, me oleme nii kaugele reisinud just selle kala pärast siin ja ma tahan teile öelda, miks. See on koerhammastuuni ja ilmselt kõige kõvemini võitlev kala ookeanis. Need elukad hävitavad su varustused täiesti ära. Te nägite ise, ma tegin selle lasu. See kala vedas mind mööda riffi ringi, kõverdas mu oda ja nüüd ongi kõik läbi. Nad on ka ainus tuuniliik, kellel tegelikult on hambad, mehed. Neil on tohutud lõuad ja nad valitsevad riffi, need elukad. Neil on suured silmad ja sellepärast tulevadki nad välja ainult öösel. See suur silm võimaldab neil valgust näha, et nad saaksid süüa palju erinevaid kalu. Mehed, need elukad on sõna otseses mõttes puhas lihas ja nad on nii tugevad. Sa ei suuda neid peatada. See peab olema ookeani kuningas ja me oleme selle ära teinud. Meil on hiiglaslik tuunikala ja meil on tuli küpsetamiseks valmis. Võtsin selle suure puutüki, ma ajan selle läbi meie tuunikala ja see hoiabki kala tule kohal. Lükkan selle täiesti läbi suu, täpselt nagu parda. See asi on liha täis. Noh, nii, saimegi hakkama. Hästi, me ajasime selle täiesti läbi. Mina ja kohalikud poisid, me hakkame selle külge panema. Võta näpust. Me tegimegi ära, kallis. Meil on hiiglaslik tuunikala turel. Anname sellele ilmselt 20-30 minutit. See võtab aega, sest see on tõeline koletis. Ja siis võtame ta tulelt ning jagame seda kõigi kohalike poistega. Sellepärast me seda siin saartel teemegi. Suured lõkked, suured kalad ja meeleolu on laes, kallis. Lähme! See on nii hea, mees. Poisid, ma loodan, et teil on kõht tühi. On teil kõht tühi? Yeah. Jah, meil on minu ees hiiglaslik tuunikala, mis on tulel grillitud. Ma ei jõua ära oodata. Me revime selle suure tüki lahti. Selle keskel jookseb verelihariba, mis on halb osa. Seda me ei taha süüa. Me tahame võtta ühe neist ilusatest tükkidest ja helvestest väljastpoolt. Paneme selle nahka. See on soe, suitsune ja paganama maitsev, mees. Nii, poisid, tulge siia. Aidake mul selle kalaga alustada. See on ainult õige, et jagame kohalike poistega. Tulge proovige natuke. Noh, kuidas on, poisid? Hea. Rusikad kokku, hea töö, poisid! Poisid, sellepärast me seda teemegi. Jagame siin kohalike poistega saartel. Kui sulle see video meeldis, ära unusta panna laiki ja tellida kanalit. Meil on veel videoid siin samas. Ja ma näen teid järgmisel pöörasel seiklusel. Me tegime selle ära, kallid. Näeme järgmine kord.